Tere taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas elada üle maavärin. Ees on oodata maavärinat. Ehitage maja, mis peaks maavärinale võimalikult kaua vastu. Võistlejatele on maja ehitamiseks antud 30 centimeetrist grilltikku ja 4 pulka kuuma liimi. Nööri ja pendli ehitamiseks mõned raskused. Maavärina kindla maja ehitamiseks on võistlejatel kasutada grilltikke koos kuuma liimiga ning sedasama valget nööri. Grilltikud on oma olemuselt suhteliselt elastsed. Nad painduvad, mis tähendab, et kui meil on maja, mis hakkab võnkuma, siis nad tahavad ka hakata võnkuma küljelt küljele. Grilltikke saame mõningal määral tugevdada, kasutades kuuma liimi ning kolmnurkseid struktuure. Teine komponent ehitamiseks on nöör. See nöör on jäik, ta ei veni peaaegu üldse. Mis tähendab, et kui sellega võnkumist pidurdada, siis pidurdab see väga järsult. Selle illustreerimiseks olen riputanud siia otsa ühe mutri. Et demonstreerida ka seda, kuidas käitub elastne materjal võnkumisel, siis on mul siin ka teine mutter kummipaeltega. Vaatame, kuidas käituvad need mutrid, kui neid ülevalt alla kukutada. Esmalt kummipaeltega mutter. Nagu näeme, siis mutter tegi enne peatumist üsna mitu võnget. Küll aga aitas kummipael mutrit küllaltki ühtlaselt pidurdada, mis tähendab, et meie tugistruktuurile mõjus korraga suhteliselt vähe jõudu. Proovime nüüd, mis saab, kui kukutame mutri jäiga nööri otsas. 3, 2, 1. Mutter peatus kiiresti. Ta ei võnkunud kaua kaasa, kuid jõud, mida avaldasime tugistruktuurile, oli korraga väga suur. Praegu oli meie statiiv metallist, kuid grilltikkude puhul oleks see võinud katki minna. Nende kahe lähenemise puhul tuleb aru saada erinevustest. Elastne konstruktsioon ehk meie näitel kummipaeltest tehtud pendel võnkus küllaltki kaua, mis tähendab, et energia neeldus sellesse süsteemi väga aeglaselt. Jäiga nööriga pendel peatus koheselt ning ka kogu energia neeldus süsteemi koheselt, mis tähendab, et tugikonstruktsioon peab olema piisavalt tugev, et see energia vastu võtta. Nendest kahest põhimõttest lähtudes tuleb ehitada ka maavärina kindel maja. Kui panna maavärina maja keskele lihtsalt pendel, mis õõtsub, olgu see siis ülevalt alla või küljelt küljele, siis see energia kuhugi ei neeldu. Ning kui sellele pendlile peaks osa majast ette jääma, siis võivad tagajärjed olla küllaltki kurvad. Teistpidi võime maja teha väga jäigaks. Sellisel juhul tahab kogu energia neelduda maja jäikusesse. Siis peame veenduma, et maja tõepoolest on piisavalt tugev, et bambustikud ega kuum liim ei annaks järgi. Ideaalis tuleb kahte lahendust omavahel kombineerida. Nõnda, et energia saaks kuhugi ära neelduda. Suurtes pilvelõhkujates on selle jaoks kasutusel pendlid. Inglis keeles öeldakse nende kohta tuned mass pendulum ning internetiavarustest leiate kindlasti väga häid materjale, mis neid veel omakorda lahti seletavad. Need pendlid ei pendelda aga niisama. Nende pendlitega neelatakse võnkumise energiat. Seda energiat neelatakse läbi hõõrdumise. Nööri otsas saab pendel küllaltki vabalt kõikuda. Kuid kui me nööri asendame millegi jäigemaga ning siit ülevalt ei lase tal enam vabalt käia, vaid lisame hõõrdumist, siis hakkab võnkumise energia siia hõõrdepunkti neelduma. Ning nii töötavad pendlid suurtes pilvelõhkujates. Samamoodi tuli ka meie ülesandes leida koht, kus energia saaks neelduda. Selle jaoks tuleb kombineerida jäikasid ning elastseid materjale. Seda ülesannet katsetades tegime ka meie ühe testimaja. Vaatame, kuidas läks sellel majal. Täiskiirusel katse 1, 0 raskust. Katse 2, mõlemal korrusel 2 raskust. 3, 2, 1, läks. Juba raskemini, aga hoiab. Hoiab.
AC3, mõlemal korrusel 4 raskust. Nii, level 4, mõlemal korrusel 6 raskust. Jah. Nii, level 5, 8 raskust mõlemal korrusel. Läbi. Nii et teinekord, kui tahad võnkumist summutada, siis otsi koht, kus energia saaks neelduda.